Tšauki tšau. Rikke numbrite keel. Jaa, ilus ilm on. Näete, kui lahe ja arva ära, kus ma olen. Issu, kui võrratu. Vaadake, ma pean natuke nautima. Vau. Täna olin dilemma ees. Juuksed kinni, juuksed lahti. Ja ma mõtlesin, ma siis hoian lahti. Issu, kui kihvt on. Ma ei tahagi varju minna. Teate, meem pani minema ees juba. Nii kui ma siin telefoni sättisin, siis memm on siin juba pool kilti eespool. Ma saba näen. Mulle selline tunne, et ta on eksinud. No ei ole hullu, me saame ta kätte kohe. Näete, ma näitan teile. Lussi praegu jookseb täiega. Et kas te nägite? No nii. Lussi jooksis eest läbi. Eile ma trimmisin nad ära. Nüüd nad on paljad nagu porgandid. Et väike rotikene siin. Jah, aga noh, pole hullu. Päike soojendab. Tegelikult ma ei tulnud üldse sellest rääkima. Kes juba pikemat aega mu kanalil on, siis te juba teate, et ma siin ajan sellist Honolulu juttu. Oi, rissukene väriseb. No tere. Tere, Liisu, tere. Liisu on väike notsu siin meil. Ta nagu väike sebra. Kui ta oleksid triibud peal, siis ta on sebra täiega. Oho, no loodame, et ta nüüd saab aru, et ma olen siin pool. No nii, natuke jälgime mängu. No selline sissetulek nüüd siia videosse. Lussi, tule! Oi, jalgratturid on mõtted meeles oma. Näitsa läheb aega. Tõkke pean keskenduma, et ta jalgrattureid ei näeks. Ei näe õnneks, väga hea. Näete, ma ei jõua ikka veel asja juurde. Tegelikult oli aprillist tahtsin veitsa rääkida. Hea. Aprilliga sellised lood, et kuidas seda arvutatakse, on see, et kui me vaatame aasta number 10, no ma nüüd natuke vaatan laiemast numeroloogilisest aspektist ja aprill on siis 4. kuu. Liidame kokku, saame 4. Ei, vabandust, 14. Ma pean vaatama, memm ei tule järgi. Vaatan natuke ekraanist mööda. No, kurimart. Mul on pakku peale. Hopsti. Aha, tuleb. No näete. Hops. Vaatame, kas te ka näete, kus ta tuleb. Nii, 14 tähendab siis tegelikult selles suhtes, et siin tuleb hästi palju sellist struktuuri korda. Mingid asjad, mis on tegemata, tulevad arvatavasti päevakorrale. Ja siin võib natukene tekkida sellist tunnetust, tead, miks niimoodi on? Mina ei taha, et niimoodi on. Kõik on nii ebaõiglane, Siis selline, tead, väike selline vingu-viiul tuleb sisse. Aga see on ainult selleks, et teha veel need viimased ponnistused. Nii nagu ma siin vahepeal teile ütlesin, portaalipäev oli 20. märts. Aga Lea Adrikorn Pruuli, kes mul käis külas, siis ta kõkutaski naerda ja ütles, et Merike, sellega pole veel kõik läbi. Aprillis on veel siin tuld. Tõepoolest on astroloogiliselt on veel mõnusad planeetide ümber liikumist. Ja mina kui kalade esindaja, siis mul ta tulistab veel päris hästi. Et küll ma praegu ka tunnen siin märtsi lõpus igasuguseid huvitavaid elektreid. Aga ma jälle võtan chillilt. Võtan vaie. Üks päev olin nii šokis, et ma mõtlesin, mis kurja, mis siis see veel on? Noh, ei midagi. Pidi asjadega tegelema siin aktiivselt. Vaata, milline sarvepoiss siin on. Noh, las nad olla tuules. Ma nii vähe, kui kannan juukseid lahti, siis nüüd nad ongi praegu. Jaa, ehk siis aprill on siis jah selline kuu, mis paneb meid hullult palju nagu vaatama nendesse asjadesse, mis on siiamaani ligadi-logadi olnud, sellepärast, et kui ma nüüd ei eksi, astroloogiliselt, kas oli see Saturn, kes nõuab korda, siis näed, numeroloog räägib Saturnist. Ma ei mäleta, mis number see oli selle vastas. Millega pärast ma arvan, et see on 4. Räägime siis numeroloogiliselt, see on lihtsam mulle. Mis ma ikka seda pead murran selle astroloogiaga. Teate, aprillikuu number 4, siis see võib tuua ka hästi palju üles selliseid suhteid, mis on seotud olnud kas isaga. Väga hea aeg on üldse isaga suhted korda funksida. Mingitel teatud inimestel võib olla ka probleeme nüüd õhus veel emaga, võib-olla klaarimata asjad, siis ka kindlasti klaarige ära, aga 4 viitab rohkem siis mees pooltele.
ja noh, ma pean ikkagi ausalt ka ühe asja ütlema, et kui ikka suhe on tulnud sellisesse etappi, et nagu kahe mehe saag, vaata, kas kokku lahku, siis see on see kuu, kus teil tuleb siis see selgus, et mida teha. Ikkagi, kui see on nagu sinna miinuspoolele kiskunud, siis ma soovitan väga kaine mõistusega sellele otsa vaadata ja nii edasi, 3 punkti. Mina ei või otsustada teie eest, et mul on endal neid kogemusi olnud ja kõik need kogemused on selles suhtes millegi jaoks vajalikud, nii et ma tean, et see hetk on võib-olla keeruline ja samamoodi on siin hästi palju ka nende töökohtade ümber struktureerimisega, et kui sul on ikka olnud pikalt selline tunne, et noh, see ei ole õige. Ma pean memme kogu aeg vaatama, seepärast ma vaatan mööda, kihutab. Memm kihutab, seal on maraton praegu peal, vaatame koos. See, et ta kihutab, on hea asi, tähtsalt mööda ei pane. Ta vahest paneb minust niimoodi nagu seinast mööda. Sest ta ei saa aru, kus ma olen. Võt, kuigi suur naine, mind peaks palju olema siin metsas. No võt, jaa. Et teate, see kuu näitab teile täpselt, kas te kõnnite õiget rada või ei kõnne. Kuskil on lennuk, aga mitte minu pea kohal. Vot, ja siis muidugi näete, mis lennukiga seoses mul tuli. Mina seda poliitikat ja sellist asja ei vaata, ei kuule. Nii nagu ma olen öelnud, see info tuleb minuni ja siis, kui ta peab tulema. Aga siin sellel kuul ka arvatavasti toimuvad mingisugused sellised väga maskuliinsed tegevused. Sest see 4. aprillikuu energia on üleüldse selline, kui ma vaatan seda aprillikuu energiat veel aasta mastaabis 1+4, tähendab 1 ja 4, 14, siis 1 on alati seal ees see, et mina ütlen, mina teen ja 4 nagu paneb täiega veel tead rusika laua peale ja ütleb, et kas sa ei saanud aru. Ohoh, issand, kus memmel on ralli peal. Ma praegu olekski pannud mööda. No võt. Aga mis see siis heas mõttes tähendab? Heas mõttes tähendab seda, võta kätte tõsiselt sõna otseses mõttes, kui sa pole veel kodu koristanud, siis hakka toimetama. Võta enda kätte see, tunneta muidugi, tee hommikul mõnus hommikusöök. Päike paistab praegu. Loodan, et sul on valguskülane kodu, korter, suvila, mida iganes, sõltub, kus sa seal oled. Võib-olla läksid hoopis emale appi koristama, isale appi koristama. Praegu on jah sellel kuul hästi oluline see, et vanematega, üleüldse vanematega peaksid olema kogu aeg asjad parlanksis. Isegi need väiksed solvumised, teate, kui tühised need kõik on. Lõppkokkuvõttes mõnel, kellel üldse ema ei ole, isa ei ole ja tugev selline igatsus hinges. Mõtlete peale. Ja nii ongi. Mina olin 5-aastane, kui isa ära suri. Oi, kui palju ma enda järgi igatsenud. Ikka aeg-ajalt tuleb tema järgi selline kõva soov ja tahtmine ja igatsus. Aga ju siis see on minu teekond käia. Vot nii, okei. Siis see kuu toob hästi palju ka suhtlemist. Ja suhtlemist ka selles suhtes, et tõesti, kui sul on olnud plaan töökohta vahetada, usu mind, sind ootab mingi väga hea koht. See koht ootab sind. Sul on vaja lihtsalt otsustada. See on nii, nagu öeldakse, et vaata, kui sa tahad issand, mis see on? Mul ütle meelde, praegu Tirris ma õppisin seda, aga Saladus, vot selline film Saladus on, ma olen seda raamatut lugenud ja filmi vaadanud, soovitan väga soojalt. Vot, kes teab mingit linki siia panna, pange kommentaaridesse. Ma väga kuumalt soovitan, ma olen seda ise nii palju vaadanud. Kuna ma ise vene keelt mõikan rohkem kui inglise keelt. Inglise keelega mul on küll nii, nagu ta on. Teate, mis ma nägin üks hommiku? Nii head videot. Vot isa teemaga oli. Aga seal oli väga hea, need tekst oli peale pandud sinnale väikse short videole. Tegelikult see polnud väike. Selle otsast lõpuni. Minge mu sinna Facebooki isiklikule lehele. Merike Minhov, siis sealt te näete. No minu meelest väga hea. Sain ikka korralikult peatäise nutta. Nagu heas mõttes. Vahest on vaja nutta. Ma ei tea, kas sul on olnud selliste olukorda, kui sa ei saa nagu nutta, aga tahaksid nutta. No võt siis see klipikene annab sul mõnusa peatäie. Ma arvan, see värskendab, vaata. Issand, kuidas seda kohta öelda kunagi lapsepõlves?
laps räägib siis, kui kana pissib, on ju. Üks ütlus oli selline. Ma ei mäleta, mis see nutmisega seotud oli. Nuta siis pissid vähem või? Ei tea, kes see mäletab, see mul vanem vend alati ütles niimoodi. Sest temal meeldis hullult kiusata mind, kui me väiksed olime. Noh, pange ka siia need ütlused, mida te mäletate. Ma mäletan lasteaias hullult nutsin selle peale, kui seal ikka kiusati üks ühte. Ma ei tea isegi, kas see on kius. Aga selline sõbralik näpistamine, siis ütle redel ja ütle redel, siis su seesama, ütle väike, kuidas see oli? Ütle päike ja siis su isa on väike. Ja ma mäletan siis, kui selle kohta ütlesin, siis ma alati nutsin. Aga ega siis teised lapsed ei teadnud seda. Ja ma ei tea, miks isa teema, ühesõnaga isa teema on sellel kuul väga aktiivne. Minge külla ja vanaisad ja kõik, kes teil seal on, et minge vennale külla, helistage vennale. Ma peakski vennale helistama. Vot. Küsige pärast, kas helistasin vennale. Mul on 2 venda. Lahedad tüübid. Nii, oota, lähme tagasi. Mõte läheb mujale kohe. Ma küll olen endale lubanud, ma väga palju isiklikku asju ei räägi, ikka läheb näpust ära, mis sa teed. Aga nii see elu on. Ma kuulasin täna tegelikult seda Maia Kaate välja taga ühte videot. Eso oli külas käinud, näete, ma teen reklaami nüüd sellele. Oi, kuidas mulle see naine meeldib. Ja teate, hoidke pöialt. No vot, nüüd ma ütlen ühe asja välja, kuigi seda ei tohiks öelda. Aga vot, hoidke pöialt lihtsalt. Jah. Te saite aru küll. Hoidke pöialt. Ja, elage kaasa. Ja, aga sellega seoses et see aprillikuu on ka tegelikult hästi suhtlemistäiskuu. Ja ma soovitaksin siin tegelikult väga tähelepanu nüüd pöörata sellele. See ei tähenda grillimist ja chillimist. On ju? Päike paistab, praegu tahaks grillida räigelt, aiatöösid teha ja nii edasi. Aiatööd võivad olla ka ilma igasuguste mõnuaineteta. Sest mina arvan nii, see on minu isiklik arvamus. Kui ma ise selle keerise läbi käinud, mina nimetan seda kuradi keeriseks. Ja tegelikult sageduselt viib see ka tohutult alla. Et see ei pea olema seotud alati mingisuguse alkoholi ja kõige muu asjadega. Kõiki neid asju saab teha lihtsalt niisama, mõnusalt koos aega veeta, teha midagi lahedat. Ma mäletan kunagi, kui ma laste isega koos elasin, siis me alati kevadeti tegime sellise asja, nagu koristasime maantee neid kraavi ääri. Ma elasin sellises mõnusas väikses armsas külas. Ma võin ütelda ka rannapungeri oli see ja siis me seal küla naiste meestega tegime sellist lahedat asja, lapsed ka kampa ja mulle hullult meeldis. Ja see küla on praegu ka armas külakene. Vot, et selliseid kampaaniaid ja ma tean see koht, kus mina praegu elan. Nii nagu ma olen öelnud ikkagi, et sellist nagu vana jumala selja taga. See on ikka uskumatult lahe, sest ma elasin oma küla WhatsAppi rühm. Ja teate, kui ma elasin seal Helsingis ühes korteris, ma ei mäleta kaua me elasime seal, mingi 4 aastat või. Ja siis, kui kolisime suuremasse korterisse, siis oli teate, kui naljakas. Viimasel päeval naaber hakkas muga rääkima. Ma ütlesin alati tere nagu nendele. Mõni ütles tere, mõni ei öelnud tere ja viimasel päeval hakkas rääkima. Aga siis, kui siia külasse tulime elama, siis läks nagu nii kähku. Iga üks, kes tuli vastu, moi. Ja siis muudkoga jutustasid, saame hästi kähku sõpradeks. Vaata, mis tähendab nagu see keskkond, et siin on tõesti nii lahe. Selles suhtes see värk. Kommenteeri sina ka siia, millised juhtumeid sul on olnud. Et midagi siis ma numeroloogias ei olnud, vaata. Igal külal, igal linnal on oma tähendus, energeetiline tähendus, majal, korteril ja nii edasi. Perekonna nimel, eesnimel, kõik nende kohta informatsiooni leiad suletud Facebooki grupis. Numbrite keel, seal on olemas minust kinnitatud postitus lausa. Ja siis teate, ma lähen siit hüppan ühest koos teise nüüd ikka jälle. Siis numeroloogia koolkondi on erinevaid. Siis on küsitud, miks minul on näiteks sellised tähed ja sellised numbrid pandud. No vaat sellepärast, et minu koolkonnas oli niimoodi. Siis mõnes teises, vaata, inglise keeles on ühtemoodi, vene keeles on teistmoodi. Ma ei tea, kas jaapani keeles ka kindlasti. Aga teate, mis huvitav? Kõige lihtsam selline üks näide teile, näpunäide. Pange see Eesti tähestik ritta
Ja lugege see niimoodi, vaata, need tähed, jah. Ma hakkasin numbrid mõtlema praegu, numeroloogina mõtlen numbritest. Tähed pange niimoodi, et kuni 9-ni need tähed ja iga see täht, ehk siis A on 1, on ju, B on 2, C on 3, A, B, C, D on 4, E on 5, F on 6, G, H, I, no 9 on ju. Ja siis tuleb järgmine rida, sealt hakkab jälle 1-9-ni, siis tuleb järgmine rida 1-9-ni. Niimoodi saate tähendused nendele igale tähele. Vot, minge piiluge, tähendused on kõik seal olemas. Siis suhtlemist tuleb sellel kuul hästi palju. Tähte tuleb siit ja sealt tuleb, aga ma tegelikult sain valmis selle, mis toob aprillikuu gruppide, igale grupile. Nüüd sügavalt südamest loodan, et ma saan selle täna tehtud. Mul on viimastel kuudel alati olnud niimoodi, et siis kuu on juba peal, kui mina selle ära teen. Vaatame, kuidas mul õnnestub. Kas kella keerasite või? Mehega sõime hommikusööki ja siis korraga tõttab, ei tea, mis kell on, et telefonis näitab niimoodi ja seina peal on hoopis teine. Vaat siis pool majast on meil nüüd õigeks keeratud. Pool maja veel ei ole. Vaat nii, tik-tak. Tik-tak, tik-tak. Ja, mis ma veel tahtsin ütelda? Seda, et viimane vestlusõhtu on nüüd 31. märtsil Sirilin stuudios, siis füüsiline. Ja kasutage juhust. Facebookis igal pool minu kontaktides on olemas Instagramis, TikTokis, igal pool on olemas need, koduleheküljelt ka leiate. Ja tulge kasutage juhust. Füüsiline kontakt on alati füüsiline kontakt. Siis nüüd järgmised kohtumised on siis Zoomi teel ja Fientast leiate informatsiooni, kodulehed leiate ka info. Kui täna veel ei ole, siis homme on. Eile me siin kodulehe haldjaga Mirelliga tegime seda. Õigemini ma olen professional, ma tegin ise koolitused, panin valmis. Vaadake see, mis ma olen teile siin vist äkki 4 kuud juba lubanud. Üks on siis edukuse koodi kohta. Siis tulge sinna osalema, seal on see olemas ja siis on ametid, mis sulle sobivad. Ehk siis ma annan konkreetselt teile ühe valemi. Oma sünnipäevas 16 aastast saate sellised asjad seal välja arvutada. Ja annan teile konkreetselt need ametid, mis teile siis sobivad sinna. Aga see ei tähenda, et see on sünnikaart. Ma annan teile just sellised täpsemad juhtnöörid, millest te saate ideed. Aga see on väga täpne selles suhtes. Ja seal on nii, et need mõlemad edukuse koodi ametite kohta siis see kestab umbes meil 3 tundi olen planeerinud sinna, 2 tundi on sellist teooria ja kaasategemise osa ja 1 tund jääb siis kindlasti vestlemiseks. Ja siis on ka see, et iga kuu viimasel pühapäeval nüüd on ka sellised Zoomi vestlusõhtud, ma ei teagi, ma ei osanud paremini sõna anda. Et siis me saame kokku. Vaatame 2 tükki, ma panin Fientasse üles ja siis vaatame, kuidas sedasi läheb. Kas puhkame suvel mingi aeg? Ma tahaks hullult veel natukene jalutada, ma ei tea, kuidas ma memme kinni panen. Vaadake, ma natukene kasutan sõrme, kätt. Tahaks teiega lobiseda veel natukene, aga selleks, et memme minema ei paneks, ma pean ta kinni panema. Opsti, nägid, saime. Ma panen selle siia. Nii, siis me lähme jalutame teiega veel edasi. Metsikult ilus ilm on. Memmel on tavaliselt see, kui 1 ring saab täis, siis temal kõik finito. Jah, temale piisas sellest. Kuigi ma arvan, et selle memme hea tervise saladus on see, et ma ei jäta järgi, ma ei jäta jonni ja kogu aeg kraabin teda õue. Näete, nüüd ta jooksis kokku põõsa alla. Näete, jah. Võt nii, kinni. Võtame lisaringi, vaatame, kuidas ta reageerib. Ops! Vaata, kuhu ma nüüd jäin. Vestlusõhtud. Ja, võimalusel osalege seal. Fienta kaudu on see sissepääs ja postitused on ka igale poole pandud. Ja need on selles suhtes odavamad kui need füüsilised kokkusaamised. No füüsiline kokkusaamine ongi nüüd viimane Sirilinnus.
Sirilindus, kui me olimegi, siis ma ei mäleta, mis päev see oli, ühesõnaga jaanuaris. See oli nii südamlik, see oli nii lahe, see oli nii armas, see õhkkond ise juba loob selle keskkonna. Kes vähegi saab, siis käige osalege seal Aime korraldatud nendes päevades. Mina kahjuks Tallinnas ei ela, aga tagevad nii mega lahedad esinejad seal. No võt, nii nagu ma ütlesin teile, hoidke pöialt. Jah, hoidke pöialt. Ma tahan hullult tegelikult saada Agatet meile siia. Võt, meil on üks väike salaplaan, kuidas see saab toimima, aga vaatame. Oi, kui suur koer on seal. Assa mait, ma pean teiega ära lõpetama, ma ei saagi sinna metsa minna. Vaatame, kui kiiresti see inimenegi liigub. Ma peangi koju vist minema hoopis ikkagi, näete. Lissu oli õigus. Ma koju minema. Jaa, aga teate siis, ikkagi ma pean oma suunda muutma. Peame nii tegema, nagu Lissu tahtis, et kui koju, siis koju. Ma ütleksin teile siis sellist asja veel. Näete, me tuleme siit nüüd, kus me alustasime. Et kui sina vähegi nüüd sooviksid osaleda minu podcastis siin selles Zoomi vahendusel, siis kirjuta mulle. Või sa tead kedagi, kes tahab tulla, aga pabistab, kardab. Noh, las ma räägin tega natukene. Või siis sa tead, keda soovitada, seepärast, et mina paljusid ei tea. Ja siis nii ongi, andke mulle märku. Egas midagi, kodu paistab. Ja tšau. Ja tšau, minge õue kindlasti. Täna on ikka mega illus. Tšau.